teagi, kuhu sa täna jääd. Kas sa tead, miks ma nii järsku pidama jäin? Ei, sa ei ehmatanud mind. Ma jäin seisma, sest tahtsin üle tee minna. Tuletame nüüd meelde, kuidas käituda ülekäigu raja ääres. Peatu, vaata ja veendu ja näe. Praegu kimab siin teel kiirabiauto. Operatiivsõidukitel on alati eesõigus. See tähendab, et kui näed politsei, kiirabi või päästeautot, lase neil enne mööda sõita, kui teed ületad. Alles siis, kui nad on sinust möödunud, veendu, et ka teised autod lubaksid sul üle tee minna. Jaa, kui oled rula, ratta või mis iganes muu vidinaga, tule parem maha enne, kui sebrale astud. Siis ei ehmata sa ka teisi liiklejaid ega sea ennast ega teisi ohtlikusse olukorda. Ma oleks võinud kelgu kaasa võtta. Jaa, tee ületuseks on mitu võimalust. Näiteks fooriga ülekäigurada. See on kõige turvalisem, kuna foor käsib autodel peatuda. Ilma foorita ülekäigurajal pead sa ise andma autojuhtidele märku oma soovist üle tee minna. Kõige ohtlikum on sellistes kohtades, kus puuduvad märgistatud ülekäigurajad, nagu näiteks maal Vanamaa juures. Sellisel juhul on tee ületus kõige ohtlikum. Veendu, et ühtegi autot ei tuleks enne, kui üle tee lähed. Kas sina tead, miks ei tohi bussist maha tulles kohe üle tee joosta? Jah, sul on õigus. Ohtlik on see tõepoolest. Aga kas sa tead ka miks? Kui sul on vaja bussist maha tulles üle tee saada, siis esimese asjana leia lähim ülekäigurada ja oota, kuni buss on ära sõitnud. Minu vanaema bussipeatuses ei ole ülekäigurada. Sellises kohas oota, kuni buss on eest ära sõitnud ja tee on mõlemale poole hästi nähtav. Mitte mingil juhul ära jookse bussi tagant teele. Niimoodi on juhtunud liiga palju õnnetusi. Sõitval autol kulub vähemalt nii pikk tee, et seisma jääda. Tavaliselt isegi rohkem. Sellepärast ongi nii oluline, et oleksid bussipeatuses tähelepanelik ja rahulik. Kui on vaja üle tee minna, siis kasuta selleks ülekäigurada. Ja kui on valida, siis fooriga. Selleks need ju tehtud ongi.